On suur rõõm taas teiega kohtuda sel pimedal sügisõhtul. Puude küljes kiiguvad veel üksikud kolletatud lehed. Tuul puhub end hingetuks ja vihmavarud hallis pilvetekis ei näita lõppemise märke. Kuigi loodus üllatas meid juba ka valge lumevaiba ja väga libedate teedega, on jõuludeni veel päris pikk maa. On hingedekuu ja pimedad õhtud annavad rohkem aega mõelda oma lähedastele. Olla koos kallite inimestega ja tunda rõõmu lihtsatest asjadest. Nagu praegu tahame tänast õhtut jagada teiega, pakkudes vaatamiseks, kuulamiseks laulu, tantsu, luuletusi ja pildilugu. Ja lootes ikka, et see pakub hingele rõõmu ja kosutust. Sel pühapäeval tähistame isadepäeva. Selleks tähtsaks päevaks on algklasside õpilased ise kirjutanud luuletusi isast. Ja neid me kohe kuulemegi nende väikeste luuletajate esituses. Minu isa on töökas, harva meie peale pröökab, hästi joonistab projekte, mõtleb välja häid retsepte. Mulle on ta väga kallis, juuksed on ta veidi hallis, habeheest on terav, meiega ta tihti mürab. Kui ta räägib mulle juttu ja ma õhtul hästi tüütab. Ja kui mina ajan jonu, siis ta mulle ütleb tonu. Minu isa on pikad rokid ja õhtul ta lõhnavad sokid. Sõidutab punase kirjaga ning mõnikord gaasiga liialdab, et jõuaksin õigeks ajaks kooli ja ta hoolib sellest hullu moodi. Minu isa käib metsas püssiga ning ema ootab teda kodus panniga. Teha mulle maitsvat praadi ja isa hoolib sellest hullu moodi. Minu isa mind väga armastab ning ma loodan, et ma teda ei kurvasta, olles veidike tema moodi ja ma sellest väga hoolin. Siis, kui saabub isadepäev, väikese elab kogu päev. Isale tööle pole kiire, tunda pole ajapiir. Kallis isa, eile hea, siin ma ikka meeles pean. Minu isal palju tööd. Tal on lühikese tööd. Tööl ta maju ehitab, kodus sauna kohendab. Iga päev ta kütab maja ja teeb šnitslit, kui on vaja. Ta on väga abivalmis, sellist isa ongi tarvis. Minu isal lapsi 2, üks on poiss ja teine plika. Mina tema lemmiklaps, mind ta sülle võtab ikka. Isa rassib sporti teha, tõstab kangi, jooksmas käib. Talle meeldib ilus keha, minu meelest tugev näib. Meie isad on head, sest neil on head pead. Peasporti täis on ka, sest spordimehed on nad. Neil on väga töökad käed. Oma osavusega ületavad kõik mäed. Parandavad nukukapi, kedagi ei palu appi. See kooliaasta algas meie koolile väga hästi. Valmis on kõik koolikompleksi kuuluvad hooned. Küll aga peavad lasteaialapsed natukene veel kannatust varuma, sest lähtelasteaed saab ka uueks aastaks uue kuue. Seni aga on meil ühine kodu siinses uues õppehoones. Ja nüüd tervitavadki meid lähtelasteaialapsed laulu ja tantsuga. Torkan lilleputti kasvu.
ja mõtteterad kallile vanaisale esitavad algklasside sõnakunstiringi lapsed. Minu isa on pikk kui osi, seepärast ema ta meile kosis. Mulle meeldivad pikad isad, pikad on pallimängus isad. Ja kui isa on mulle ratsuks, temal läbeb pilvikatsioon. Pika isaga muretan vähem, rahvas omast ta kaotsi ei lähe. Kuigi lahti lasen ta käest, pikka isa ma ikka näen, kõigist üle paistab ta pea, seepärast pikad isad on head. Vanaisa, vana taadu kõigis neis nimedes on armastust. Mehed, kes ei kelgi oma võitude saavutuste või varaga, kelgivad nad kahutavad oma lapse lastega. Meie sinuga vajame teineteist. Sina, et mulle vanadest aegadest palatada ja mina, et sulle arvustitöö põhimõtet seletada. Sulle on aeg, mis mulle kohtumise midagi öelda. Sa kaisutad, kui olengi kodus. Tore on sinuga jalutada ja hoida su käest, teades, et sama kätt hoidis ka isa, kui ta minu vanune oli. Muusikaskoori esituses kuuleme kahte laulu. Miks? Muusika Villu Vandma, sõnad Kalle Muuli. Ja hommik on käes, muusika ja sõnad Tiina Kivimäe. Mitu kala elab jões, kes veel
aga natuke nalja algklasside sõnakunstiringi õpilaste esituses. mees istub lasteaia ukse taga. Tema juurde tuleb kasvataja. Kasvataja, kas te ootate last? Mees. Ei, ma olengi selline paksuke. Miljonäri poeg ütleb, kuule isa, ma tahaks linna minna, aga mul oleks raha tarvis. No üks, võta rahakopist 500 pakist natuke taskuraha, ütleb isa. Jah, aga kui palju? Palju ära võta, võta nii 2-3 sentimeetrit, lõpetab isa. Juss kaevab klassivenale. Täna sain isa käest 2 keredet ühte järge. Mille eest? Pärib Jüri. Esimene kord sain siis, kui näitasin talle tunnistust ja teine kord siis, kui ta sai aru, et see tema enda vana tunnistus. Kaasiku esituses kuulete laulu. Ühel õhtul linna tänavaid kahtiga pelad noormeest näha võis. Meil terve päev nii vahva olnud ees, nüüd suured teod on jälle ootama sees. See on jutt, mis raputab sind, võtab hinge, haarab südamest mind. See on nime kaunis maailm ja prellideks on noodid talle ees. Ja just
Priit Aine. Kui mõni tüdruk, muusika, Hans Impere, sõnad Eno Raud. Juhatab Allan Kasuk, klaveril Krista. aga esineb tantsutrupp E-Creation.
instrumentaansambel koosseisus. Eliise Aniang flöödil, Piret Pung klaveril, Jaagup Jürgel kitarril ja Allan Kasuk bongodel. Esitavad Reet Presley loo Love is all around. Parandan, bongodel mängib seekord Heiko Paik. Lastekoori esituses kuuleme Anu Röömeli laulu Püüe parema poole. Juhatab Allan Kasuk, klaveril Krista Kuus. Võibki vaid tunda rõõmu tema ei kuul.
esitab rahvatantsu sõrmlugu Rein Lender ja Mait Tagu seatud jooksul. Thank you.
näiteringi esituses näete humoorikat lavastust arstide streik. No nii, miks oleks palvel siis ära ainult? Ei tea, 35. Jah, mis täna teeme siis? No nagu ikka, vaatame tähtsamad patsiendid üle. Aga mina pean täna varem ära minema, pean lavaga jõudma. Miks teil nii palju siin on? Ei tea või, et streik on? Mis? Saate mu tervis. See on alles algus, nii et võite ära koju minna. Mis te ei saa aru või? Ei ole mõtet passida siin. Olgu, no vaatame siis. Aga hoidke meelest, ma võin läbi lasta ainult need, kellel tõesti surm silme ees. Mees, kas ta mõtles meil? Mees! Kas ta mõtles? Aastaga jääb jah? Tere! Meil oleks abi vaja. Jah, täitsa surm on silme ees. Noh, mis viga siis? Pärast esimest korda tunnen, et kui noore mehena. Pärast teist korda süda klopib. Ja peale kolmandat korda juba vaikselt matab. Kuulge, kui vanad õige olete? Vana ma naine olen. Mis? Vana ma olen. 90. 90? No kuulge, sellisel juhul võite küll selle teise ja kolmanda korra vahele jätta. Kuidas sa vanamees siis koju saad, kui sa teise ja kolmanda korra ära jätad? Meil on nüüd ju 5. korrus. Ega meil kuskile kiiret ei ole. Siin hea soe ruum ja näeb nii huvitavaid inimesi. Tule üles! Tule üles! Tule üles, tooge ära! Vabandage, kas te olete ikka kindel, et te olete õiges kohas? Psühhiaatria haigla on siit kõigest paar maja edasi. No tulete või? Kas ka psühhiaatri juurde? Ei, ma olen täiesti terve. Ma lihtsalt võin koristada. See streikimine on üks hästi. Püsti tuleme nüüd ka. Kus sinuga on saadud hästi? No, küllaltki hästi. Tavaliselt on 3 ja siis võinud. Ainult 3. No vahepeal ka 3:30. No, veel keegi või? Mina, teate. Mul on jalgadega halvasti. Jalgadega on hästi, jalgadega on hästi. Ma ei suuda seista lamadega istuda. Siis rippuge. Mul on kogu aeg uni. Ärge siin küll magama jääge. Ma ei saa nina kaudu hingata. No sellisel juhul hingake läbi suu ja soovitatavalt õues. Järgmine. Meditsiini vanasõna. Mida hiljem jõuab kiirabi haigeni, seda lihtsam on arstil diagnoosi panna. Miski tupu edasi. Mul on tabletid selleks, et ma tugevamalt saaksin. Nii. Aga ma saan kuidagi kaant peatada. Issake, mis teil kõrvadega juhtus? Asja on niimoodi, et ma liikisin parasjagu ja siis helises telefon. Ja ma kohe ära meelsust panin kuumad liiklema vastu kõrva. Ja teine kõrv? Aga ma pidin nüüd kiirabisse helistama ja arsti kutsuma. Ja saite abi? Ei, kahjuks mitte. Mul ei tulnud number meelde. Jälle teie. Alles eelmisel kuul käisite siin. Jah, aga vaadake, ma tunnen ennast väga halvasti. No minu arvates on teie tervislik seisukord päris hea. Tulge järgmine kuu uuesti. Elus või, mis teeme sellega? Me peame teist tegelema. Miks? No, näiteks mulje, et on sisse tulemas, mitte välja Febriilsed krambid, ma sain kohe aru, mul on kolm. Febriilsed krambid on healoomulised krambid, mis on põhjustatud
ilma muude krampe põhjustavate sümptomiteta. Febriilne kramp on kõige sagedasem teadushäirega krambi hoopõhjus. Febriilse kramp esineb sagedamini vanuses 3 kuud kuni 5 aastat. Ma ei julgen arvata, et ta on siiski vanem. Sellest küll enam asja ei saa. Viime parem kohe minema. Kuulda mind, Piiter! Lahkamise ajal. Oled või jah, aga siin on kõik maasa. No nii, ma arvan, et tänasest võime putakingad kinni panna. Koju, kõik koju. Koju! Just läks huvitavaks! Kuulge, lugesime streik sai läbi ja homme tavaline vastu. No see on alles homme, aga tänaseks saame kõik koju. Koju! Mis koju? Me oleme siin veetnud 25 päeva söömata, joomata, magamata. Meie jääme siia. Tule vanamees. Istu. Tead, homme on siin selline rahvamurd koos. Magame parem siin. Laulu Decline esitavad Triinu Eglit ja Eva-Johanna Võit. Kitarril Allan Kasu. There's a voice inside my head saying you'll never reach it. Every step I'm taking, every move I make feels lost with no direction. My feet is shaking, but I gotta keep trying, gotta keep my head held high. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. Those strides are pacing. The chances I'm taking sometimes might knock me down, but no, I'm not breaking. I may not know it, but these are the moments that I'm gonna remember most. And just gotta keep going, and I gotta be strong. Just keep pushing on. 'Cause there's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb. There's always gonna be another mountain. I'm always gonna wanna make it move. Always gonna be an uphill battle. Sometimes you're gonna have to lose. Ain't about how fast I get there. Ain't about what's waiting on the other side. It's the climb.
laul Saladus, muusika Andres Valkonen, sõnad Leelo Tungal. Juhatab Allan Kasuk, klaveri Krista Kuus. Võib mind hüüda sa
Heiko.